Tere tulemast Man Cave'i ehk siis ühte tõelisse meeste koopasse. Ma olen tulnud külla Meelisele. Oh yeah! Me hakkame tegema koduõlut. Kuulsite õigesti, me hakkame koduõlut tegema. Ja need on siis need põhikomponendid, mida siis vähemalt alguses on vaja. Põhimõtteliselt küll jah, ega ta on üsna selline lihtne tegelikult. Sina kui hobipruulija, räägi, kuidas sa jõudsid selle juurde ja mida see hobi siis tähendab sinu jaoks? No ma olen tegelenud juba mingisugune 3 aastat ja tegelikult on nagu hästi selline mõnus ja lihtne tegemine. Lihtne. Minu jaoks ei tundu see küll praegu lihtne. Mina pole elus seda teinud. Ma saan aru, et tõesti anumata, kus seda õlu siis nagu saab, aga mida veel on vaja? Tegelikult on vaja siis maltoosat või õlleekstrakti või õlle kontsentraati ja vett ja suhkrut ja tegelikult ei olegi. Ja protsess iseenesest toimib ka ju toatemperatuuril. Meelis, miks sa teed seda? Poes müüakse, ma olen näinud päris mitut erinevat sorti õlut. No esiteks ma teen, et see on lihtsalt lahe teha. Teiseks see on ikkagi ise tehtud käsitöö õlu hoopis parem kui see tavaline õlu. Ja ega siis see õlu ei ole ka ainuke. Saab teha veel siidrit, veini, mulliveini ja tegelikult see siidri tegemine on täpselt üks ühele nagu õlle tegemine. Veiniga on seal mõningased sellised erisused, aga mis on põhiline, võta see manuaal, võta step by step, järgi seda ja siis tegelikult ka õnnestub. Ja me näitame teile ka, et see asi õnnestub. Me teeme nüüd step by step natukene need sammud läbi. Nii, anum on meil olemas. Mida nüüd järgmiseks? Nüüd siis võtame selle maltoosa lahti ja valame suhkru ja vee sisse. Nii, ja see maltoosa tegelikult ongi juba ette valmistatud, keedetud linnased, et juba see esimene protsess on ära tehtud. Ehk siis sa ei pea hakkama ise neid linnaseid seal keetma ja jahutama. Või suhkrut panna? Ja nüüd juba võib ka suhkru peale panna. Kõik selle panna ära? Pane kõik ära. Ja ütleme niimoodi, et selline kangusega mängimine, alati on see küsimus, et koduõlu kange värk on ju kunagi ei tea, mis saab, siis tegelikult nende kontsentraatidega on selline asi, et on täpselt mõõdetud. Ja siin on täpselt kilo suhkrut, 1 purk maltoosat ja ma tean, et ta tuleb 5 kraadi, selline. Suhkur sees, maltoosa sees, mis edasi? Nüüd paneme kuuma vett, sulatame suhkru ära ja valame peale külma vee ja saame sellise õige temperatuuri, et pärm hakkaks käima. Palju siis kuuma ja külma läheb? No umbes selline 3 liitrit ja pluss siis selline 20 liitrit. Vesi pandud, siis paneme pärmi. Ja võib kergelt läbi segada tõesti, aga ega ta siin läheb ilusti käima ära. Nii, nüüd on gaas on peal ja läheb selliseks nädalaks pooleteiseks seisma. Siis pillime pudelisse paneme natukene suhkrut, et tekiks mull ja veel seisab paar nädalat ja külma ja nautima. Oba! Nii, ja siin on nüüd just valmis saanud English bitter. Ma ei ole seda varem teinud. Vaatame, mis siit välja tuli. Aga paistab selline, nagu peaks olema või? Tundub täpselt selline õige. Vaht on küll ilus. Vaht. Muidugi vahu tekkimist sa võid siis reguleerida selle valamisega. Et kas suurema hooga või väiksema hooga või vastu klaasi seina. No ma ütleksin, et väga ilus. Mull on ilus, vaht on ilus selge on. Nagu päris. Kõik see, mida Meelis rääkis ja näitas, tundub tõepoolest lihtne, aga ma ei tea, kuidas teiega. Minule küll kõik meelde ei jäänud, aga õnneks tuleb teil appi proosit.eu, kus on kõik siis see informatsioon ja kõik need tooted olemas. Just nimelt, õnneks on meil tänapäeval olemas siuke asi nagu internet, kus saab siis kõik vajalikku soetada kodunt väljumata. Me oleme kokku pannud erinevad stardikomplektid ja tõepoolest, kui sul on huvi asja vastu, kuid sa ei oska mitte kuidagi edasi minna, siis me oleme alati olemas. Sa võid meile kirjutada, võid meiega ühendust võtta Instagrami või Facebooki kaudu helistada. Samuti on võimalus ka meiega kokku saada ja saame koos siis vaadata, mis oleks sinu jaoks kõige parem lahendus. Ja kõik see vajalik selle all siis peate silmas, et kas siis tahate teha õlut, siidrit või veini, kõik need potsikud, kõik need asjad, mida on vaja selleks stardikomplektina, kõike seda proosit.eu pakub. Just nimelt, kõik kääritamistarvikud, villimistarvikud ja kõik muu sinna juurde kuuluv siis. E-poe proosit.eu oleme püüdnud teha meie külastajatele võimalikult lihtsaks. Meelepärase märjukese saad omale mugavalt valida erinevate maitsete ja tüüpide järgi. Valid kätte toimetamise viisi ja voila! Ja nüüd kohe tasub minna Facebooki, kirjutada otsingureale Proosit, sest käimas on teil loosimäng ja auhinnaks on mis? Jaanus, mine uuri ise järele. Eks lähe mina, minge ka teie, vaatame, kes siis võidab. Märksõna Proosit Facebookis nüüd ja kohe praegu ja mõelgu kihvt kodus tehtud õlu, siider või vein.
nägemist.